Tere tulemast Põlvamaale! Me oleme põllul, kus juba vähem kui kuu aja pärast, 14. mail, toimub pasvi esimene põllupäev. Aga täna lähme vaatame, mis põldudel on tehtud ja mis vajab tegemist. Põllule sai külvatud 6 erinevat sorti, et hinnata nende sobivust sellisesse otsekülvi, vaadata talvitumist, nende arengut, saagikust, haiguste vastuvõtlikkust. Ja eks seda saame kõike siis juba sügisel näha, kuidas meil läks. Põllule on saanud ära 81 senni ja väetise poole pealt ka üsna pea. Läheb siia teine väetise tiir, millega antakse juurde ka siis väävel ja sellega ongi kõik, sest raps on päris hästi juba varsumas ja see tähendab seda, et rapsile tuleb anda toitainet kätte. Aprilli alguses, kui olid ääretult soojad ilmad, siis seiret tehes ületas varre peitkärsakate arvukus tugevalt tõrjekriteeriumi ja üks kontaktne putukatõrje selle olukorra lahendas. Ja nüüd, kui mullatemperatuur pärast külmalainet on uuesti ületanud 6 kraadi, mille juures siis varre peitkärsakad muutuvad jälle aktiivseks, hetkel seiret tehes ma neid ei näe. See annab aega planeerida järgmist ringi, mida ma siis arvan, tulebki teha juba süsteemse insektitsiidiga. Ja sinna juurde siis kindlasti lisan mikroelemente ja samuti läheb siia katsesse toode Arhitekt ja ka uus Reviona. Pilguheit Taliodra põllus näitab seda, et lume ja väikse vihma näol lisandunud sademed on väga kenasti väetised viinud juurele ligidale ja taimiku pilt on muutunud kenasti päris roheliseks. Järgmine väetamistiir on minul plaanis teha sensorsüsteemi põhiselt, mis siis aitab põllul kasutada ära maksimaalset potentsiaali ja hiljem, kui on aeg kasvu reguleerimiseks, siis plaanin ka kasutada taimekaitsetöödel sensorsüsteemi samamoodi, et vältida väga heades kohtades põllu lamandumist ja teistpidi liigset kulunormi kasutust nendes kohtades, kus potentsiaal on natuke väiksem. Kõrsumise algul koos Medax Maxiga läheb siia põllule Priaxor Powerback, et oleks esmane haigustõrje tagatud ja kindlasti teise tootena kasutan Palaiat, kas siis lipulehes või kui on juba ohted väljas, et siis kindlustada taime tervena püsimine ja rohelisus maksimaalselt kaua, et tuua võimalikult palju potentsiaali koju. Minu piirkonnas on taliviljad talitunud hästi siin põhja pool. Et kui talirapsi võtta luubi alla, siis ka hilja külvatud põllud on ilusti talitunud. Siin ja seal on näha olnud, kus on olnud pritsimisvead, siis just kasvuregulaatori poolelt on väiksed augud sees, aga üldpildis on pilt hea. Hetkel seisan Tallinnisu põllus, mida sellel hooajal käime videoblogis vaatamas tihedamini. Nii enne eelseisvaid pritsimistöid, kui ka vaadata järgi, kuidas taimekaitsetööd on toiminud. Sügiseses videoblogis käisime siin põllul ka Maxiga, kus nägime, et probleemiks oli murunurmikas. Seetõttu kasutasime põllul herbitsiidina Flight Fortet 2,5 liitrit hektarile, mis on andnud väga rahuldava tulemuse. Nagu näha, siis põllus murunurmikat ei ole, samamoodi problemaatiline umbrohi põldkannike on samuti kontrolli all. Sordiks on valitud hilise valmimisega Tallinnisu, mis sai külvatud üpriski hilja 22. september. Seetõttu on valitud ka pigem kõrge külvisenorm. Sügisel sai tehtud põllule kulutusi 255 € väärtuses, milles siis taimekaitse moodustab 50 € hektarile.
Taliniisu kulutused hõlmasid siis herbitsiidi, Flightfortet ja puhist ja puhtimist Kinto Plussiga 1,5 liitrit tonnile. Siin põllul on plaanis tulla lähipäevil tegema turgutusringi leheväetistega, eelkõige tsink, vask, mangaan ning samuti fosfor. Kellel on varased nisusordid, siis juurde võiks juba lisada Flexiti. Flexitit võib kasutada juba alates 30 faasist. See tähendab, et Lõuna-Eestis on tegelikult juba näiteks tritikaalepõldudel ja ka mõnedel varastel nisusortidel see faas käes. Flexitile võiks järgneda siis paari nädala pärast palaia, mida saab nii segada kasvuregulaatorite kui ka universaalsete herbitsiididega. Seda põldu siin Järvamaal saate tulla oma silmadega juba vaatama 28 mail, kui toimub meie teine põllupäev, kus näitame ka muid katseid, mida siia rajanud oleme. Seega näeme põllul! BASF. We create chemistry.